Tervist, käes on 19. jaanuar vist, ma ei hakka vaatama, võib-olla ehk on, loodame, et on 19. jaanuar, igatahes on käes teisipäev ja kõigepealt ma näitan teile vutimajas arenguid, paar põnevat asja on, natuke peame seal toimetama ka ja siis juba toidame ära pardid, haned ja muud loomad. Vutimajas on meil täna näidata täitsa mitu asja. Kuna õues on ilm külm, siis ma näitan siin kõigepealt. Vaadake seda. Sellel puuritornil, mitte ainult ühel puuril, vaid 6 puuril on kõigil nüüd all põrand. Ehk siis puuri põhi. Ja see on nüüd siis selline võrk. Kuidas me siis nüüd fokusseerime ära selle ilusti? Kas ta teeb seda? Vaatame kohe. Nii. Et siin on silma suurus minu arust see oota, ma kohe mõtlen. Silma suuruse mõõdame ära. Otsime mõõdurindi. Proovime kaugelt näidata seda tervist torni suurus siis 2 meetrit kõrge ja on 6 puuri on siis tornis. Siin oli nüüd siis see küsimus, et kas siia mahub vahele see väljaheiteplaat. Aga tundub, et mahub küll. Kuna kui ma olen nende puuride pealt siit vaadanud, siis ma ei lase väljaheidet üle 3 päeva kordagi ja 3 päeva on siukene, et umbes 3 sentimeetrit, et sentimeeter väljaheidet päevas siis tekib ja siin vahel on tegelikult üle 6 sentimeetri, et siia tulevad siuksed tugevad väljaheiteplaadid vahele ja siis enam ei tohiks muret olla, et ainult kõige kitsam koht on siis see, kus tuleb kaldpõrand saab kokku selle järgmise puuri laega, et see on kõige kitsam, see on 6 sentimeetrit, aga siit tagant on üle 10 sentimeetri kõrgus tegelikult siin vahel. Aga puurid on siis järgmised jah, et ma kohe lõikasin relakaga siit äärest selle võrgu ära, aga niimoodi, et ma jätsin väikse varu. Ja siin on nüüd sükene munarein ka kohe, et ma ei pea siis hakkama siis ette eriti eraldi midagi toppima. Et on kohe siis munarein olemas, siia külgede peale natuke tuleb midagi panna. Aga siia peale võib-olla see väike voolik, mis lõigatud natukene või noh, ühest poolt katki, et saab vooliku peale panna, et ei oleks terad äärgi, kuigi need ei ole väga terad, et need katki ei tee, et kui siin väga rütsumas ei hakka käima, et siis võib-olla ei pea seda ka panema. Aga siin nad siis on. Ainuke mure on mul see kõige alumisega. Tegelikult all on ruumi, siin on rohkem, aga ta on üpris all. Ehk siis see ebamugav võib olla. Et kui kükitamine läheb mugavustsoon kükitamise koha pealt nagu läheb ära, et vanus hakkab tulema järsku ja siis ei jaks kükida enam, siis võib-olla on mingi jama, aga praegu suudame vabalt kükitada ja ma ütlen, mahub 6 puuri, et selles mõttes muidu võib-olla peaks panema 5, kui keegi tahab, et ei taha väga kükitada, et selle 5. saab teha vabalt siit lahti niimoodi ka, et ei pea kükitama. Aga mul ei ole kükitamise vastu midagi, nii et palumised võib-olla ei näe võtte, lihtsalt ei näe kõige paremini neid võtte seal taga. Noh, ma ei tea, selles mõttes mahutamise koha pealt 6 on muidugi ju tunduvalt parem. Vot. Ja muidugi suur tänu Aivole, kes laenas meile siis oma klambripüstolit, mis on suruõhuga, nii et saime põrandad ilusti tugevaks ja klambrid on pikemad, tugevamad ja sai muidugi väga väikse vaevaga lastud kinni need kohe, sest käsi klambripüstoliga lõpuks on ikka villik käega. Vot, see on nüüd puuride koha pealt siis praegu. Peale puuri põrandate mul üks põnev asi veel vutimajas näidata teile kohe. Vuti kitkumismasin on siis järgmine. Põhimõtteliselt mulle meeldis selle asja disain sellepärast, et see on nagu lihtsalt 20 liitrine ämber, sa saad võtta sangast kinni ja minna sellega ükstapuha kuhu. Hea kompaktne, 4 vuti korraga sisse kitkuma. Nii, vaatame, kus me näeme siia sisse ka see kaameraga. On siis tal need kummisõrmed. Mootor käib all ringi, kummisõrmed külgede peal ka, siin samas ääre taga on tal toru, plastiktoru, mis käib ümber ringi, ehk siis saab ühendada siia ilusti, vuti kuged kisad päris hästi, siia saab ilusti ühendada selle veevooliku, kui on rohkem tapmist, aga ma kujutan ette, et kui mul on näiteks mingi 50 lindu, siis ma isegi ei hakka üldse vett vedama niimoodi, et ma saan siit lasta lihtsalt vett ka sisse, aga ma pean katsetama, et kas see on minu jaoks vajalik. Suuremat masinat mul kindlasti ei ole vaja, sest ma olen ikkagi väike talu siin ja ma panen siia 4 vuti korraga sisse ja need lähevad
ma ei tea, 15 sekundiga puhtaks, siis ma saan päris palju päeva jooksul tehtud neid ja rohkem linde mul niikuinii ei ole. Alguses muidugi see masin oli kaetud kilega, niimoodi see kile nokkimine oli tüütu, et kilet ära võtta. Siin on tal sellised, kuidas nüüd öelda, mingid nagad põhimõtteliselt, on selle jaoks, et kui võtub siit välja, siis paned jalgupidi see rippu, siis ta kuivab see lihakeha siin lihtsalt. Aga selle kasutamine on ka sükene, ma ei tea, kas seda tõesti vaja läheb, et ma tõenäoliselt viskan nad kuskile jahedasse vette kohe. Nii, vaatame kohe, mis siin veel on. Juhe on siis lülitiga, tasa, veekindla lülitiga selles mõttes, et siin on ilusti katte peal, saab sisse välja lülitada. See on tore, tundub igatepidi, et igal pool on igast kummimuffid vahel, et ei ole seda karta, et vesi kuskile ei tohiks minna. Suled tulevad välja siis siit. Siin on all ka need kummisõrmed. Need ei paista tõenäoliselt üks riba kummi, mis riba sugune, üks rodu kummisõrmi, mis lükkavad siis suled siit välja koos veega. Et selle koha alla tuleb panna mingi ämber või mingi kast, kus sodi kogub. Ainuke asi, mis transpordis on saanud kannatada, on siis see. Siin on plekk on natukene läinud lõmmi. Eks transport oli väga pikka. Aga noh, see mõttes ei hakka nurisema selle. See ei tee mulle suurt midagi, võin sirgeks ka väänata uuesti. Nii, keerame ta testi ka, vaatame. Põhjalt näeb ta siis välja selline, siin on see sama plekk tegelikult, millel on siis kile peal, et ta oli üle niisuguse kile kaetud. Et see mõttes see ära nokkimine suhteliselt tüütu. Siit ma isegi viitsin nokkida see kilet ära, sest sellel ei ole vahet ausalt üldse. Aga põhi ka, siit ta saab vett läbi, kui peaks see minema, aga mootor siin sees. Siin on siis vahepõrand kuskil. Ma vaatan, natuke kõrgema siin kohas. Ja ilusti silikoonitud kõik. Ta tundub suhteliselt tuuga. Ma ei ole ta ausalt tööle pannud veel. Näitame siis firma nime ka. Kohe. Nii, firma on siis siin. Tada! Et siukse firma masin ja hea kompaktne. Et põhimõtteliselt nagu ämber. Võtate kaasa ja ei ole kusjuures üldse raske, et ma arvan, et on raske. Ma ainuke asi, mis siin kaalub, on see mootor seal all siis, et see mootor on natukene sükene annab raskust, aga üldplaanis, kui see töötab hästi, siis ma olen ülirahul, et vaatame. Et see masin tähendab nüüd siis seda, et lähitulevikus kohe tuleb üks vutitapa video, mul kukkesid on praegu, et saame katsetada, et noh, sükene natukene verist laadi video jälle, midagi ei ole teha. Aga neid asju tuleb ka teha ja muidugi ülihea, kui me saame katsetada ja kui see töötab ka, siis on seda parem. Muidugi ta peab töötama, mul ei ole nagu kahtlustki. Tegin natuke eeldavalt ka, et see peaks olema hea masin. Aga me ei tee seda täna sellepärast, et õues on enam ei ole külm. Meil oli külm, meil oli Saare mõttes väga külm, oli 23 öösel miinust, 22,5, 23, see on meie jaoks tegelikult päris suur miinus siin Saare peal, et tavaliselt meil ikkagi nii külmaks ei lähe, aga paar päeva oli sükest väga krõbedat ööd ka, et olin väga rahul, kuidas kõik asjad toimivad, sellepärast, et ei olnud tegelikult selliseid suuri erroreid, et midagi oleks üles öelnud, et midagi oleks läinud tuksi, et mingitel loomadel oleks halb olnud, et seda ei olnud. Ja see on ülihea, aga eks ta sükest loomade toimetamist ja kõiki tuleb panna ilus soe vesi uuesti ette, et mis ära jäetub näiteks tuvidele, faasanitele, et see toimetamist oli rohkem natukene, aga samas hästi mõnus talv ka, mulle väga meeldib. Ja muidugi vaatasin, et pump ära külmuks ja veed ära külmuks kuskil ja kuigi olin väga üllatunud, et see partisüsteem, kus vesi kogu voolab, et see isegi -20-ga ei külmu ära, see mõttes ülihea, see töötab täiega, nii et soovitan julgelt. Täna paneme vutimajas nüüd siis väiksed vutitibud, kes on siin. Väiksed vutitibud, kes on siin, lähevad siis selle korruse peale, paneme teise jootja külge, sellepärast, et eile läksid hatcherisse juba uued munad ja uued tibud tulevad, kes lähevad siis selle korruse peale. Need on igati tublid tüübid, nii et tõstame need kõigepealt ringi. Nii, et see jootjast saaks siis siia seina peale, me peame panema siia üles kruvid, sest on vaja mingit kinnitust. Puurime kõigepealt augud. Põhjus, miks ma ei tee seda tapavideot kohe, oli siis järgmine, et
mul on vaja, et sinna kasvuhoonesse saada vool, mul on vaja osta pikendusjuhe 50 meetrine ja kuna meil siin Orissaares ehituspoes on pikendusjuhe kallim tunduvalt kui Kuressaares, siis ma ei hakka seda siit ostma, kuna Kuressaares on ka raudtees niikuinii sooduspäevad ka 3 korda nädalas, kus on -30%, seega oleks jube lollus, ja kuna ma Kuressaares käin üpris tihti ju tegelikult, et siis oleks lollus see siit lihtsalt osta ja raisata päris palju rohkem raha, kui peaks. Seega Tapa video ehk siis tuleb järgmine. On ju. Nii, kruvid pandud, ma toon traadi, mis läheb siia ja siis juba proovime külge. Nii, tööhetk on käes. Pudel läheb vett täis. Nüüd, nende jootjate puhul on tähtis see, et pudel ei oleks liiga pehmes plastikus. Seega suured 1,5 liitrised, 2 liitrised pudelid, mis on pehmed, ei päde, isegi siin ei päde. Siin ma teipisin ka ümber lihtsalt metalli, et oleks tugevam. Sest muidu ta tõmbab selle, nii, nõnda ta voolab täis, aga kui pudel liiga pehme, siis tõmbab vaakum ja kõik vee välja lihtsalt. Tõmbab pudeli kortsu ja ongi läinud teie süsteemi ja vesi. Klaaspudelid sobivad ka muidugi, sest see keere sobib klaaspudelitele ka. Nii. Tada! Nii lihtsalt läkski. Okei, ma ootasin natuke, et mingid jama tekib. Ainuke jama, mis võib tekkida praegu, kui vutitibu on liiga pisike, et ta pressib siit läbi. Kuigi need tüübid enam ei ole ju. Et ma arvan, et see muret ei ole. Kuigi nende tüüpidega on see mure küll. Et vutitibud ja kanatibud ka, eks neile meeldib minna ujuma, kui hakkab soe ja siis nad upuvad kohe ära. Et see on täiesti tavaline probleem. Selleks, see tops on piisavalt sügav, uskuge mitte, et see väike tibu siit seest praegu upuks ära. Seega, ma katsetan nüüd sükest asja, et ma panen siia pudelikorgi. Üks variant on panna siia kruusa, aga kui te panete kruusa, siis kohe tekib see mure minu jaoks, et kui panna kruusa, siis kuidas te keerate see teistpidi või see kruusa praegu nüüd siis, no põhimõtteliselt saab, või see hakkab üle ajama. Et ma jätan see pudelikorgi, et ei saaks sisse ronida, siis ta tegi see mõteti. Et ma loodan, et see töötab, vaatame kohe. Ühesõnaga, lapime vutit sisse, joot on olemas ja nüüd me saame lugeda need väiksed pätid üle ka. Sest siia alla tõenäoliselt ülehomme, homme veel ei tule, tulevad uued tibud ka. Üks pätt. Kasvadigi jube ruttu. 2, 3. Ma nüüd loen mingi portsu ära, siis ma lülitan kaamerisse tagasi ja siis loeme jälle edasi. Muidu läheb liiga pikalt see jama siin. No nii, seal sees on nüüd 20 tibu, 20 ja all on väga palju rohkem, nii et loeme edasi. 22. Nii, 40 lindu on meil siin selles kastis nüüd. 40 tükki on siin. Siis näete, mis hulgast me räägime umbes. Palju tundub 40 tibu. Keegi joomas pole käinud veel, see võib-olla on esimene, kes läheb. Kohe vaatame, äkki näeme, kas jootja juba... Nad ulatavad sealt jooma küll ilusti, sellepärast ma juba enam ei muretse. Et kui alguses nad on nii väiksed, et nad just kooruvad, siis nad ei ulata veel. Et see on see, mille pärast ma ei pandi ta kohe alguses sinna. Et sinna kuhu lähevad just koorunud, et sinna ei tule sükest jootjat, sest seal nad ei ulata jooma lihtsalt. Nii, tõstsin siis tibud alumiselt korruselt ülemise peale. Installisin siis siia külge selle fancy jootja. Minu jaoks fancy, mulle meeldib see süsteem, et ma saan väljaspoolt nende vett vahetada. Panin sinna sisse siis selle karvas... Jutleb ma sassi. Panin sisse pudelikorgi, et nad ei saaks sinna uppuma minna. Ja tundub, et nad joovad seal ilusti praegu. Ja ulatavad ilusti. Ja kokku, mis te arvate, mitu tibu siin on? Kes tahab arvamismängul teha, võib praegu kirjutada, pange pausi peal, kirjutage arv mulle sinna alla kommentaaridesse ja natukese pärast kohe ütleb, mitu tibu oli. Võt, siuke värk. Tibud on nüüd siin ülemise korruse peal.
mul on ülihea meel teatada, et siit, kui nad koorusid, läks välja ainult üks tibu. See on hea protsent, mulle meeldib, mõni ebarkik on, üks läks välja, pole midagi teha, aga ülejäänud kõik tublid tugevad. Mõni üksik on võib-olla väiksem, aga selles pole midagi, aga tublid tibud on. Seega ainult üks suri ära, nii et see on väga hea. Nüüd ma koristan selle alumise korruse ära, sest siia hakkavad juba homme kooruma uued tibud. Nii, ja arv nüüd oli 77 tibu. Väga huvitav arv muidugi. 77 tibu, meil oli mingi 80 pluss muna oli inkubaatoris. Nii et koorus tegelikult üli hea minu arust. Et 77 tibu, 78 järelikult koorus siis. Et ütleme nii, et umbes 10 muna oli mäda siis. Jumal lahe, mulle väga meeldis see mõte. Või ei tulnud välja, kas nad mädadest olid, ei tulnud lihtsalt välja. Nii et nüüd ma panen neile söödaga sisse ära ja siis selle puuriga on juba tunduvalt lihtsam väljas. Saame joota neid ja läheme asjadega edasi. Uute puuridega kaasneb uus probleem sellega, et tuleb disainida uued söötjad. Söötjad tulevad kas siia poole või teisele poole puuri, selles mõttes ei ole vahet, mõõt on sama. Aga siia tuleb teha siis madalamad söötjad ehk siis 20, eks ole, sellepärast, et siis järgmine tuleb siia. Oota, mõtlen, saab täis panna, jah, väga ilusti. 20 kõrged ainult. Ja see tähendab seda, et nad tuleb teha laiemad, et sööta mahuks rohkem. Ja ma mõtlen selle peale, et tõenäoliselt see külg, kuhu tulevad söötjad, ma ei panegi üldse võret, et ma panen ju söötja siia vastu, kruvide otsa ja kohe söötja sisse augud. Nii et ta saab pea panna söötjasse süüa, nokkida, et ma ei pea üldse tekitama mingit võreseina siia. Ja kui tuleb see hetk, et tuleb söötja maha võtta, siis ma võin lõigata lihtsalt sellest rebase võrgust sama suure tüki ja panna nende konksude otsa lihtsalt siia samamoodi rippuma lihtsalt, et vutid kohe välja ei jookseks. Et tõenäoliselt siis hakkame joonistama, meil tuleb 20 kõrge see söötja. Oota, ma mõtlen kohe, tõenäoliselt lihtsalt tavaline kast. Ohoho. Proportsioonist võib-olla väljas natuke, aga see ei ole oluline. Ühest ma ise joonist aru saan. On ju kast, 20 kõrge, ehk siis see mööd siin vahel on 20, no teeme 200 milli, siis on millimeetritega on sentimeeter pidi olema kipsimehe mööt, nii et teeme millimeetrites. See on siis 200, kõrgus, üldkõrgus, laius tuleb siis 50. Ehk siis 500, eks ole. 500 millimeetrit. Nii, laius on küsimus. 10 vähemalt. Palju alt laius võiks olla, kui vutt paneb pea sisse, siis ta tegelikult ei peaks olema laiem kui materjali osa ka 7 sentimeetrit, eks ole. Seega me peame ta võib-olla tegema natuke lehtrisse, esikülg sirge, natuke lehtrisse, et ta mahutaks rohkem sööta. Nii. Ja see tähendab ka seda, et siia tuleb panna ka mingi, see on nüüd külje pealt mööt, mitte mööt, vaid joonised, kus siis sööt langeb peale, pealt lahti ja siin siis augud, eks ole. Nii, tegin väikse prototüübi siis plastikust valmis. See näitab, et natukene tuleb muuta. Üldplaanis on siis see ots, nagu ma rääkisin, natuke lehtris, allapoole kitsam, söödaosa ja esiplaan, et lõikasin ära ühe augu. See on siis tegelikult see liistu koht, kus on see äär. Ehk siis tegelikult augu alumine äär saab tulla siia kohta ja auk sibol, see tähendab seda, et see sisemine tükk, mis siin on praegu, et see peab tulema kõrgemale, sest praegu siit ütleme, et on minimaalselt ruumi, et enda pea sisse saaks, et ma tahan, et see oleks, teine variant on, et see, kui see teha metallist, siis see paindega tahapoole ja siis ta saab ilusti pea sisse panna.
või viia see natuke kõrgemale, ehk siis 2 senti kõrgemale ja siis alla, siis jääb siia rohkem ruumi, sest on tõenäoliselt töötab väga hästi. Et aga mahutavuselt siin on värki, läheb sööta päris palju siia sisse. Et siis ta tuleb niimoodi puuri külje peale. Et see on päris, näiteks siia alla poole. Ohoho, alla, peab tegema natuke kitsama tõenäoliselt, see on täpselt 50. Aga kuna need puiduprussid olid natukene kõverad, banaanis, et siis praegu läheb tuugatsi vahele kinni, et ma tõenäoliselt teen ta mitte 50, vaid siis 49 sent lühema. Võt ja siis siia see läheb siis sööta täis, et üldplaanis ma arvan, et sobiksid siia äärde päris hästi. Et siis see rivi tuleb täis neid. Vot, et algne plaan siis selline, natuke muudame, aga üldplaanis võiks töötada. Vot selline siit-sealt videos, mõttes, et eks aeg on selline, nagu ta on, palju toimetasid Utimajas ja võib-olla osade jaoks ei ole nii põnev, ei ole nii palju nunnumeetrit, on natuke tehnilisemad poolt, et kuidas puure ehitada, kuidas söötjaid ehitada, aga see käib selle asja juurde, et seda nunnumeetrit tuleb ka küll ja veel. Muidugi linnud, loomad elavad üli hästi, meil on õnneks soe, lund sajab kogu aeg juurde, nii et uskumatu talv on, ilus on ka. Nii et loodan, et teil läheb ka sama hästi ja juba järgmine kord näeme, nii et share'ige, likeige, jagage ja olge tublid. Tšau!